meeskond toimib paremini? Kas selline meeskond, kus viljeletakse viisakuskultuuri, mis siis tähendab seda, et hoitakse ennast tagasi, ei öelda asju otse, sageli ei öelda asju üldse, sest et kõik on ju nii professionaalsed, kõik on nii intelligentsed, et me ju me ei lasku nagu mingitesse vaidlustesse, vaid me saame asjad nagu ratsionaalselt ja niimoodi vaikselt ära lahendatud. Või on tõhusam hoopis selline vaba rääkimise kultuur, kus inimesed tegelikult tunnevad üksteise suhtes ennast piisavalt mugavalt, turvaliselt, avatult, mistõttu nad julgevad ka öelda asju, mistõttu julgevad nad küsida ebamugavaid küsimusi, julgevad mõnikord vastu vaielda ka juhile ja seeläbi võib-olla jõuda ka nii mõnegi teemaga sügavamale. Ma usun, et iga inimene, kes seda videot vaatab, saab aru, et viisakuskultuur ei ole eriti tõhus, eriti kui me räägime juhtmeeskondadest. Sest et juhtmeeskonnad, kus viljeletakse viisakuskultuuri, kus asjadest tegelikult ei taheta rääkida või räägitakse ainult nendest asjadest, mis on nii-öelda turvalised. Ja on teada, et need kedagi ei puuduta, kelleski mingisuguseid imelikke tundeid ei tekita, aga päris teemad, päris mõtted jäetakse kuhugi siis nii-öelda tagatubadesse. Nüüd, millest siis tekib üldse selline viisakuskultuur? Tõenäoliselt punkt 1 on see, et inimesed on oma olemuselt ju väga-väga erinevad. Erineva lapsepõlvega, erineva taustsüsteemiga, erineva isiksuse tüübiga, erineva haridusega, erineva senise töö ja elu kogemusega ja see kõik muudab meid täiesti unikaalseteks indiviidideks. Ja nüüd, kui need unikaalsed indiviidid satuvad kuhugi meeskonda tööle, siis mitte ainult nende kogemus, aga ka selline suhestumine teiste inimestega, meeskonnaga, arusaamine, mis on hea töö, arusaamine hästi toimivast meeskonnast, arusaamine juhtimisest, ja võib-olla ka arusaamine iseenda käitumisest selles meeskonnas ja meeskonna liikmena, mis on õige, mis on vale, mis sobib, mis ei sobi. See on niivõrd erinev. Ja kui need inimesed hakkavad omavahel koostööd tegema, siis need põrkumised on ju vältimatud. See on vältimatu. See on sama hea nagu mingisugune armastaja paar saab kokku. Alguses on nii-öelda selline ilutulestiku faas, kus asju välja ei öelda, mõlemale hetkeks tunneb, et ma olen leidnud nüüd oma hingesugulase, kes kõik minu hingehaavad parandab, kes suudabki mind päriselt õnnelikuks teha. Aga mõne aja möödudes tegelikult see nii-öelda ilutulestiku faas lõpeb ja siis jõutakse võimuvõitluse faasi. Ja võimuvõitluse faas on siis see faas, mille kohta suhteeksperdid ütlevad, et umbes pooled paaridest lähevad tegelikult võimuvõitluse faasis laiali, sest tundub, et see inimene on hoopiski teistsugune, ta on petnud minu ootusi, ta on reetnud mind, ta ei olegi siin ainult selleks, et mind rõõmustada ja mind õnnelikuks teha, tal on endal ka mingisugused vajadused ja mingisugused probleemid ja mingisugused lapsepõlvest tulenevad mustrid ja mida ma nende asjadega veel peale hakkan, ma ei olegi kõige olulisem siin suhtes ja siis hakkab selline nurkade lihvimine. Ja umbes siis võib-olla pooled paaridest suudavad sellest võimuvõitluse faasist läbi minna ja jõuda koostööfaasi. Ja koostööfaas on selline faas, kus kohas kasutatakse mitte ainult oma emotsioone, vaid kasutatakse teadlikkust. Mis siis tähendab seda, et paratamatult teise inimese mõistmine ja temaga koos elamine või koos töötamine tekitab meis erinevaid emotsioone. Ja nüüd selline vähem teadlik inimene on nende emotsioonide ohver. Mistõttu, kui talle midagi ei meeldi, ta asub võitlusesse, kritiseerib, solvub, mossitab, teeb kõiki selliseid normaalseid, mõnes mõttes nagu inimlikke, aga samas ka natukene selliseid nagu lapsikuid asju. Aga teiselt poolt selline teadlikum inimene, see on siis see isik, kes tunneb seda kõike enda sees või enda juures, aga ta saab aru, et tegelikult ta suudab seda kõike ka ignoreerida ja sellest natukene üle olla. Mitte alla suruda, vaid üle olla. Ja vot koostööfaas tähendabki seda, et inimesed räägivad asjadest. Nad ainult ei võitle, nad ei vaidle, nad ei manipuleeri, vaid nad räägivad asjadest turvaliselt, sest nad saavad aru, et see keskkond võimaldab nendel oma mured välja tuua ja kui ma toon selle mure turvaliselt välja, siis ka teisel osapoolel on seda lihtsam mõista.
ja sama on täpselt ka meeskondades, töökeskkonnas. Ja seal on olukord veel tundlikum, sest et sellist lähedusastet nagu paari suhtes mitte kunagi ju meeskonnas tekkida ei saa. Alati jäävad mingisugused varjatud alad. Ja nende varjatud alade suhtes me saame ainult nagu arvata ja pakkuda, miks inimene nii käitub, miks inimene asjadest niimoodi arvab. Ja nüüd, kuna see varjatud ala on piisavalt suur, siis väga lihtne on inimest kiiresti hukka mõista, kui ta asju näeb teistmoodi või ta ei saa asjadest nii kiiresti aru või ta sooviks oma asju hoopiski teisel viisil näiteks teha. Ja seetõttu ma arvan, et väga kasulik on kasutada siin sellist nagu vanasõna, mis ütleb siis, et lihtne on hukka mõista, aga püüa mõista. Ja nüüd selleks, et tegelikult mõista, selleks ongi vaja kasutada siis oma teadlikkust, oma sellist nagu vaatleja võimet, uudishimulikkus, vau, nii on ka nagu võimalik mõelda, vau, et miks sa niimoodi nagu asjadest arvad, et räägi mulle, sest et tõenäoliselt ega teine ei arva asjadest sellepärast nii, et ta kedagi siin kiusata tahaks, ta tõepoolest arvabki asjadest niimoodi. Ja kas poleks nagu huvitav teada saada, miks tema küll asju niimoodi näeb, miks tema küll tahab seda asja niimoodi teha, kuigi kõikidele teistele tundub näiteks, et niimoodi on hoopiski parem. Aga kui keskkond ei ole turvaline ja emotsionaalselt avatud, siis uudishimu asemel on rünnakud, kriitika, naeruvääristamine, lõõp ja see muudab seda keskkonda tegelikult aina vähem turvaliseks ja aina vähem need inimesed tahavad siiralt oma seda mõttemaailma jagada. Ja mida rohkem nad tagasi hoiavad, seda sagedamini võib-olla oma sellise turvalise enese väljenduse asemel kasutavadki nad mingisuguseid emotsionaalseid reaktsioone, mis tekitab ainult probleeme juurde. Ja nüüd kindlasti on selline kollektiivne ettevõtmine, aga kindlasti on juhil siin ka selline kandev roll, et hakata siis looma sellist keskkonda, kus inimesed julgeksid vaielda, julgeksid oma mõtteid vabalt väljendada, sest et mida rohkem kõik inimesed meeskonnas seda teha julgevad, seda kindlam on see, et leitakse probleemidele kiiremini lahendusi, avastatakse kiiremini erinevaid mingisuguseid ohuallikaid, sest et inimeste erinevused või kogemused on erinevad ja need aitavad neil kiiremini ju selliseid ohuallikaid tuvastama. Üks tunnustatud juhtimisekspert Simon Sinek on öelnud selle kohta väga huvitavalt. Ta ütleb, et organisatsioonides, töökeskkonnas on töökaaslased ja kolleegid. Aga militaarsüsteemis kasutatakse pigem selliseid termineid nagu õed ja vennad. Ehk siis seal samas väeosas või samas üksuses olevad inimesed on nagu õed ja vennad. Ja ta ütleb, et peamine erinevus ongi seal selles, et õdede ja vendade vaheline tülitsemine on justkui nagu lubatud. Meil kõikidel on olnud kogemusi oma õdedega, oma vendadega, kus minnakse tülli, öeldakse halvasti, mossitatakse, solvutakse, aga selle all on selline puhas, sügav õe-venna armastus. Sest tegelikult sa sellele inimesele halba ei soovi. Sa lihtsalt ütled neid asju välja sellepärast, et need on sul hingel. Ja kuna te peate samas majas elama, teil on veel palju aastaid ees, samade vanematega, siis paratamatult sa ei saa seda kõike enda sisse koguda. Ja kuna seal on ka turvatunne, sest ma tean, et ega see õde mind ju maha ei saa jätta, selle eest, et ma talle asjad välja ütlen. Ega vanemad mind sellepärast nagu majast välja ei heida. Kui ma ütlen oma hingel olevad asjad välja ja mõnikord isegi komistan ja ütlen võib-olla liiga teravalt, siis tegelikult kõik osapooled teavad, et lõppkokkuvõttes see armastus on olemas. Ja nüüd, kui panna see organisatsiooni konteksti, siis tegelikult ühes päriselt turvalises meeskonnas peaks olema täpselt sama kindlustunne. Seal peaks olema see tunne, et ma asju välja ütlen, see, et ma oma muredest räägin, see, et ma juhile ütlen mõnikord ka tema kohta võib-olla natukene kriitilisemaid asju. Ma ei tee seda sellepärast, et teda kuidagi kahjustada või rünnata, vaid ma ütlen seda sellepärast, et ma tahaksin, et kõikidel oleks siin hea koos töötada. Ja minul selle väljaütlejana peab olema sama tunne nagu kodus, et ma pean kindel olema, et keegi mind siit välja ei heida. Ma pean tundma, et keegi ei heida mind siit emotsionaalselt välja, et kui ma hakkan liiga paljudest asjadest rääkima, et minuga pärast enam ei taheta suhelda. Ja veel vähem ma tohiksin karta, et äkki kui ma ütlen asju välja, siis mind heidetakse meeskonnast päriselt välja või organisatsioonist välja, teisi sõnu siis vallandatakse. Ja vot see on see tunne, mille suunas tegelikult iga selline eriti juhtmeeskond võiks liikuda. Ja nüüd, kui see turvatunne hakkab nagu tekkima, ehk siis sa tead, et kõik inimesed saavad oma rollist aru, nad saavad aru, et tegelikult meil on ju mingi ühine missioon ellu viia, siis nüüd, kui sellel tasapinnal hakkavad tekkima konfliktid, vaidlused, debatid, siis kõik teavad, et lõppkokkuvõttes on eesmärk klientidele parimat teenust või toodet pakkuda.
nüüd vähem turvalises keskkonnas muutub selle klientide kasu ja selle väärtuse loomise kõrval olulisemaks jutumärkides võitmine. Ja niipea, kui sina tunned näiteks meeskonna juhina, et inimesed vaidlevad pigem sellepärast, et peale jääda, et minu sõna viimaseks jääks, et asjad lõpuks läheksid ikka nii, nagu mina ütlen ja mina tahan, siis see näitab, et tegelikult veel sellist nagu õe-venna sügavat armastust seal all ei ole. Sest et inimesed tunnevad ennast ohustatuna ja neil on vajadus teistele osapooltele tõestada ja näidata, et ma olen sinust üle. Aga nii kaua, kui meeskonnas on inimesed, kes püüavad teistele oma üleolekut näidata, nii kaua tegelikult seda turvatunnet tekkida ei saa. Nüüd üks hea viis, millest kirjutab Patty McCord hästi selles raamatus Powerful, eesti keeles ka ilmunud jõud. Ta ütleb, et üks hea viis, mida nemad Netflixis kasutasid olukordades, kus inimestel olid nagu erinevad vaated, oli selline avalik debatt. Mis tähendas seda, et kaks inimest pandi piltlikult öeldes omavahel vaidlema mingisugusel teemal, aga nüanss oli selles, et kumbki osapool vaidles teise eest. Ehk siis, kui üks nägi asju niimoodi ja teine arvas, et tegelikult peaks hoopis niimoodi tegema, siis tehti avalik debatt ja need pooled vahetati ära. Ja sa pidid vaidlema selle vaatenurga alt, mida sa tegelikult ennem võib-olla hoopiski halvaks pidasid. Ja see võimaldab inimestel näha paremini asju läbi teiste silmade. Ja teisele poolt ütleb, et seda on oluline teha just sellises nagu avalikus vormis, sest ka ülejäänud meeskond näeb seal, et vaidlemine on normaalne, vaidlemine on turvaline ja lõppkokkuvõttes ükskõik kuidas sa asju näed, siis ega teine inimene ka rumal ja küündimatu ei ole. Tal on mingisugused omad argumendid ja põhjused ja nende mõistmine loob ainult sellisest nagu kollektiivi väärtust juurde. Kui sa tunned, et teie meeskond ei ole kindlasti veel valmis sellisteks avalikeks debattideks, siis alusta pigem sellest, et sa hakkad sellist nagu anonüümset tagasisidet üksteise kohta ja inimeste käest küsima. Mis siis tähendab seda, et lõppkokkuvõttes on vaja saada keskkond turvaliseks. Aga kui sa hakkad kohe asju nagu välja ütlema ja keskkond ei toeta seda, siis inimesed veel ei pruugi nagu aru saada, kuidas asju öelda, mida hetkel tasub öelda ja need inimesed, kelle kohta öeldakse, need lähevad kohe kaitsesse, need otsivad kohe sealt rünnakut ja sa oledki sellises destruktiivses konfliktis. Kui sa aga küsid anonüümselt inimestelt tagasisidet, olgu need siis rahulolu küsimustikud ja näitad pärast kollektiivselt neid kommentaare, neid tulemusi, ilma soovita teada saada, kes midagi kriitilist kirjutas, vaid lihtsalt näidata oma meeskonnale, et see on see, kus me täna oleme. Need on teie arvamused ja need arvamused lähevad mulle korda. Ja minu ülesanne ei ole kedagi siin nagu risti lüüa selle eest, et ta julges mind kritiseerida või olete siin üksteisele kriitikat teinud, vaid eesmärk on tegelikult aru saada, mis mured meil siin on, et me koos saaksime nendest asjadest rääkida. Ja sa võtadki sealt, teed mingisuguse nimekirja, ütled, need on 10 esimest asja, mis mulle tundub, et millega me peaksime tegelema ja paned oma meeskonna nendel teemadel koos arutama. Ja leiata sellest 10 asjast näiteks 5 hetkel kõige kriitilisemat küsimust meeskonnas, millele tuleks tähelepanu pöörata. Ja sellele järgnevad siis juba konkreetsed kokkulepped, et mismoodi neid asju rohkem fookusesse meeskonnas tuua. Ja nüüd ühel hetkel sa jõuad tõenäoliselt punkti, kus inimesed hakkavad nagu rohkem sõna võtma. Ja seal on ka väga oluline, et sa juhina teatud asju meeles pead. Kõigepealt alusta ise. Räägi asjadest, räägi oma asjadest, näita, mis asjadega sa oled nõus, näita, mis asju sa ise näiteks enda juures kahtled. Ma ise ka ei ole päris kindel näiteks nendes asjades, sellepärast ma vajaksingi siin teie nagu panust. Ehk siis näita, kuidas moodi ka ise endaga diskuteerimine, et ei ole vaja nagu kindel endas olla. Et me olemegi siin meeskondana selleks, et koos midagi mõelda. Näita selles mõttes eeskuju. Seejärel las inimesed avaldavad arvamust. Ja selleks, et neid nagu lahti saada, võid kasutada näiteks liivakella tehnikat. Hangid kuskilt, ma ei tea, 2-minutilise liivakella või 1-minutilise liivakella, viskad mingi teema õhku ja liivakell käib ruumis ringi ja iga inimene avaldab arvamust. Nüüd äkki on keegi, kes ütleb, et mul ei ole arvamust. No kuidas sul ei ole arvamust? Kuidas sul ei ole arvamust? Ehk siis sa ei tohiks seal rünnata, aga see on sinu mõtteviis.
sa oled selle meeskonna liige, see töö otsesemalt või kaudsemalt sind puudutab ja sa ütled, et sul ei ole arvamust. Siis see on midagi, mida võib-olla hiljem temaga privaatselt rääkida. Võib-olla seal taga on hoopis, et see ei huvita mind. Ja see on võib-olla veel olulisem küsimus, kuidas sind ei huvita. See on tegelikult ju meeskonna jaoks oluline. Kui sind see ei huvita, järelikult sind ei huvita see meeskond. Ja kui sind see meeskond ei huvita, miks sa oled siin siis? Sina ju juhina tahaksid sinna meeskonda inimesi, keda huvitavad need asjad. Ja see on mõnes mõttes ka väga hea test, et kes räägib, kes ei räägi. Samal ajal mõni inimene ei julge rääkida, sa pead sellega arvestama. Ja selleks ongi see liivakell ja sina pead omalt poolt tagama, et sel hetkel, kui keegi räägib, tema jaoks on keskkond turvaline. Kui keegi hakkab naerma, see on sinu koht öelda, et see on see koht, kus me kuuleme. Kui keegi tahab kohe vaidlema hakata, sest tema arvab, et see ei ole päris õige, võib-olla keegi teisest osakonnast, siis sinu ülesanne on tagada see, et see, kelle käes on liivakell, see räägib ja kõik teised kuulavad. Ja täpselt vastupidi, kui see liivakell satub kellegi kätte, kes on jutupaunik, siis teda tuleb samamoodi ohjata. Tal on see minut aega, las ta oma minuti räägib täis. Kui ta vajub sealt teemast kõrvale, siis sina kutsuda tagasi, et ta püsiks teemas. Aga kui ta hoiab seda liivakella enda käes, siis tal on veel 8 minutit rääkida ja ta arvab, et tema lood on ju nii põnevad ja kõik tahavad kuulata, siis ei. Minut sai täis, kell läheb edasi. Ja viimase asjana tunnusta kõiki neid inimesi, kes tavaliselt siis väga sõna ei võta, kas siis sellepärast, et neid ei huvita see teema või sellepärast, et nad tegelikult ei tunne ennast piisavalt mugavalt, tunnusta neid, julgusta neid. Ja samamoodi anna hiljem tagasisidet siis nendele inimestele, kes siis võib-olla liiga palju kuidagi püüavad ennast näidata, teistest üle räägivad, teistele sisse sõidavad. Kõik need nüansid ongi need, mis lõpuks ühe sellise vaikiva meeskonna tekitavad. Et on mingi grupp, kes aktiivselt räägib ja siis on mingi grupp, kes on kogu aeg vait. Ja nüüd, see ei ole see meeskond, kes oleks valmis debattideks, kes oleks valmis asjadest päriselt nagu sisuliselt rääkima, sest keskkond lihtsalt seda veel ei toeta. Ja sinu kui juhi roll on luua see keskkond, et toimuks info vaba liikumine, toimuks mõtete vaba liikumine ja jõuaks lauale kõik teemad, mis on vajalikud selle meeskonna edukaks muutmisel. Kui sul tekkisid mingid mõtted, kindlasti jaga oma mõtteid siin all kommentaarides. Kui sul on mingisugune küsimus selle teema kohta või mõne muu enda tööd puudutava teema kohta, mine motivaator.ee küsimused lehele, saad sealt siis selle saata. Ja kui sa soovid oma meeskonda siis luua sellist kultuuri, kus toimuks vaba liikumine, siis ma usun, et meeskonnatunde suurendamise koolitus võiks sind päris hästi aidata, seal me teeme ka mitmed harjutused läbi, nii et võid saata koolituspäringu ja võib-olla meil õnnestub koostööd teha. Aitäh sulle ja tšau!